Tervist minu poolt ka, mina olen Julius, Toomas Julius Lill täpsemini ja esitleks siis teile meie projekti, mille nimeks sai Minu kokk. Siin kõige alguses Rain juba mainis ära küsimuse peale, et mis need 3 kõige suuremat muutust oleks vaja koki käsitluses Eestis ja tõesti skreenimine, raskete haigetega tegelemine ja rehabilitatsioon on need põhiasjad, mis ka esimestest mõttekodadest välja tulid. Ja kui me nüüd tehnoloogiafirmadena olime kutsutud sellesse mõttetalgutesse ja pidime endale kiiruga ajagraafiku tõttu üsna kiiresti ära otsustama, millise lahenduse kallal või millise probleemi lahenduse kallal me töötama hakkame, siis meie Cureteki ja Cognuse jaoks oli kindlasti haigetega otse tegelemine see, mis meie senise kogemusega kõige lähedasem tundus. Seetõttu ongi siis meie lahendus selline otse patsientidele suunatud ja kõige raskematele koki haigusega kimpus olevate inimestele suunatud lahendus. Ja see on telemeditsiini lahendus. Telemeditsiin maailmas koki puhul on läbi uuritud üsna põhjalikult ja ma tõin ka siin ühe uuringu teile näiteks. Mida üritatakse üldse telemeditsiiniga saavutada koki puhul on see, et esiteks hoida ära ägenemisi, haiguse ägenemisi, millest juba Rain rääkis, mis on väga kulukad süsteemile. Ja et seda teha, on vaja siis inimesi jälgida ja juba tabada ära see moment, kus inimesel hakkab halb enne seda, kui ta seda võib-olla ise juba tunneb. Ja see uuring on näide siis sellisest telemeditsiini lahendusest, kus on mingisugune arvuti, sellega ühendatud andurid ja lõppkokkuvõttes siis inimene, kes põeb haigust, kasutab seda teatud regulaarsusega ja edastab oma andmeid kuskile uuringukeskusesse. Seal uuringukeskuses on siis õed, kes jälgivad neid andmeid või arst, aga et võimalikult palju patsiente suudaks võimalikult vähese meditsiini tööjõuga katta, on abiks ka veel targad algoritmid, mis suudavad andmete põhjal siis ise juba mingisuguseid soovitusi anda. Ehk siis, kui algoritm tabab ära mingisuguse tendentsi, siis juhatab ta juba meditsiinitöötaja tähelepanu konkreetselt selle inimese suunas. Nüüd see uuring, mis mul siin välja toodud on, oli tehtud Saksamaal. Uuringu interventsioonigrupis oli 651 inimest, neid andmeid võrreldi 7000 inimesega, kes ei saanud sellist lahendust ja põhitulemiks oli see, et peaaegu 900 eurot patsiendi kohta aastas vähenesid meditsiinikulutused. Suremus interventsioonigrupis oli samuti madalam, ligi poole väiksem ja üldiselt vähenesid ka hospitaliseerimised, samal ajal kasvas esmatasandi koormus. Aga mis võiks ka olla selles mõttes normaalne, sest et hospitaliseerimised ongi kulukamad ja lõppkokkuvõttes kõigile, kes selles tsüklis on, palju halvemad. Seega, aga kõik ei ole nii roosiline, et on ka teistsuguseid näiteid. Taanis tehti uuring sarnase arvu inimeste peal, väga sarnane lahendus, samuti arvuti, õigemini tahvelarvuti, millega ühendatud andurid, sai teha spiromeetriat, sai ühendust õega, kes videokõnede abil andis inimesele nõu ja esialgsed tulemused olid sellised, et väga suurt efektiivsust justkui ei leitud, et kvaliteetselt elatud aastad küll pisut tõusid, aga kulu programmi peale oli päris suur, sest et kõik seadmed maksid, inimesed, kes neid andmeid jälgisid, nende töötunnid maksid, seega kui selline näidik nagu kvali ehk siis kvaliteetselt elatud aasta maksis 55 000 eurot. Kui nüüd hakati aga täpsemalt nendesse andmetesse süvenema, siis see number langes oluliselt ja põhiliselt sellepärast, et kuna see uuring võttis kõik inimesed, kellel on krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, siis see ei ole mõistlik. Meil ei ole mõtet anda kõigile kallist tehnikat, kellel on diagnoositud kokk.
Ja ka see uuring andis tegelikult lõppkokkuvõttes soovituse, et ainult raskematele haigetele on sellist pidevat monitooringut mõistlik teha. See annab säästu. Seega, maailma kogemus on väga hea ja seda tasub jälgida, kui me mingeid uusi lahendusi tahame Eestisse sisse tuua ja sealt me saime ka kõvasti inspiratsiooni ja sellest lahendus Minu kokk. Üldine eesmärk sellel oli proovida lahendada siis seda probleemi, mis Kokk Fookuses välja tuli, ehk siis raskete haigete jälgimise probleem. Ja meie põhiline lootus oli siis katsetel luua kõigepealt selline süsteem. Meie tehnoloogiafirmade juba välja töötatud lahenduste kombinatsioonina, ehk siis kulutada võimalikult vähe raha ja saada mingisugune produkt, mis täidaks seda eesmärgi, et saaks jälgida kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega inimest käekäiku. Ja siis tõesti selle lühikese 3-4 kuu jooksul läbi proovida. Ja samal ajal koguda tagasisidet nii nendelt kasutajatelt, kes on siis haiged, kui ka tegelikult kasutajateks võib pidada ka neid tervishoiutöötajaid, kes neid andmeid jälgivad. Nii palju sellest eesmärgist. Meie lahenduse kasutajaid oli kokku 10 inimest. Nad kõik olid vanemas vanuserühmas ja neil oli raske hingamisraskus. Ja esimene asi, mis pärast uuringus osalemiseks nõusoleku andmist nendega tehti, oli jaotati nad 2 gruppi. Ja kindlasti kõigile tuleb mingisugune randomiseeritud kontroll silme ette, aga tegelikult me jagasime nad üsna teadlikult 2 rühma ja seda arvuti kasutamisoskuse ja võimekuse järgi. Sest me teame, et inimesed ja kognitiivsed võimekused on väga erinevad ja kui me räägime telemeditsiinist ja nutitahvlitest, siis tekib risk, et väga suur osa inimestest jääb kõrvale. Ja seda veel eriti selle statistika taustal, mida meile siin enne juba näidati, et kõige raskemini haiged on ju kõige vanemad ja tihtipeale on just nemad need, kes ei ole kõige vastuvõtlikumad igasugustele nutilahendustele ja arvuti infosüsteemidele ja kõigele sellele. Seega, meie lahendus koosneb 2 poolest. Üks on juba maailmas ja nendes uuringuteski, millest ma rääkisin, läbi proovitud selline lähenemine, kus on tahvelarvuti kõige keskel. No loomulikult patsient on kõige keskel, aga tema kätte on antud siis tahvelarvuti ja ma demonstreeriks teile konkreetseid seadmeid. Nüüd meie kokki lahendus koosnes sellisest kotist, mis inimesele kaasa anti. Ja see oli siis see seade, mis me neile andsime. Mida tasub ka tähele panna, siis see seadmete hind tegelikult võrreldes sellega, millal need uuringud said alguse 2003-2004, on langenud drastiliselt, et väga võimekas tahvelarvuti maksab tänapäeval jaekaubanduses 200 eurot kuskil. Võib-olla isegi saab odavamalt. Siin peal siis jooksis meie tarkvara, täiesti tavaline tahvelarvuti ja nüüd tulevad siis need lisaandurid, mis teevad selle uuringu põnevaks. Kõige esimene asi, siis, mida ma näiteks, on tavaline Fitbit käekell, mis käsi inimesele randme ümber ja mõõdab tema aktiivsust ja pulsisagedust. Ja algselt oli meil planeeritud valida selline mudel, millel oleks võimalik ka automaatselt mõõta verehapniku saturatsiooni. Aga kahjuks hetkel ei ole veel see tehnoloogia piisavalt valideeritud ja tootjal oli raskusi meile üleüldiselt selle lahenduse väljatöötamisega, seetõttu kasutame sellist kõige lihtsamat näpuotsast mõõtvat SPO2 meetrit. Ja nüüd kõige huvitavam komponent selle juures on see väikene nutispiromeeter, mida juba tegelikult Kiti on siin varasemalt näidanud. Need 3 komponenti olid siis antud patsiendile selles komplektis koos põhjaliku kasutusjuhendiga ja soovitustega, et kasutada neid igapäevaselt. Ja ma näitan natukene lähemalt, kuidas see patsiendi jaoks välja nägi. Aga enne ma räägin ka, seda lahendust kasutas siis 5 inimest, kes vastasid ja said kõrgema skoori arvuti kasutamise kohta. Teine lahenduse osa, mul ei ole teile midagi näidata, sest et teil kõigil on see endal ka olemas, see on mobiiltelefon,
ja ma ei räägi praegu nutitelefonist, vaid ükskõik millisest telefonist, olgu päris kettaga telefon ei sobi, aga need vist ei tööta ka meil enam tänapäeva võrkudes. Ehk siis igasugune telefon, millel on nupud. See on kas lauatelefon, mobiiltelefon või ka nutitelefon. Ka sinna saab nupud ette manada. Ja telefoni peale helistas kõnerobot ning küsis küsimusi. Selle robotiga sai suhelda vajutades nuppudele. Ja nõnda kogunesid andmed, mis jõudsid samuti tervishoiutöötajani. Ja seda lahendust kasutas siis teine 5 inimest. Ja mida nägi siis tahvelarvuti puhul patsient? See oli meie maandumislehekülg, kuhu jõudis siis inimene, kui ta oli sisestanud parooli. Ja me tahtsime seda disainida, pidades ikkagi silmas seda, et tegemist on vanemate inimestega ja et kõik läheks ladusalt, siis me tegime sellise suure, lihtsasti hoomatava layouti. Ja inimene vajutas minu päev peale, mis järel tegelikult läks kogu küsimustik või kogu päevade tegevuskaskaadina edasi, et ei oleks mingisuguseid surfamisi erinevate menüüde vahel. Esimese asjana oli 5 küsimusest koosnev valikvastustega küsimustik ja igale küsimusele vajutades, siis siin on näha ühte kasutajat, kes parasjagu seda täidab, avaneb järgmine küsimus. Kui kõikidele küsimustele on vastatud, oli küsimus selle kohta, kuidas on viimase 24 tunni jooksul olnud hooravimit vaja, mis annab ka indikatsiooni sellest, kuidas inimese seisund on olnud. Siis, kui see vastus oli sisestatud, oli patsiendil käes see moment, kus ta pidi ühendama siis meie tahvliga selle nutispiromeetri, mis järel oli vast, et meie kõige keerukam osa sellest prototüübist. See konkreetne nutispiromeeter, mida meile võimaldati kasutada selle lahenduse juures, oli juba valmis kasutaja interface'i või ütleme kasutaja liidesega, mis oli kahjuks ka ingliskeelne ja kõigele lisaks veel ka mitte landscape moodis ehk siis pikku pidi, vaid meelevaldselt pööras ennast veel risti. Hoolimata sellest meie kasutajad olid väga tublid ja said sellega päris hästi hakkama, aga ma näitan hiljem ka, kuidas sellega hakkama saadud on, aga põhiline mõte on selles, et nad tegid siis vähemalt 3 spiromeetria puhumist ja tähendasid, jätsid endale meelde või kirjutasid kuskile korraks paberi peale FEV1 näidu, panid selle aplikatsiooni alt, see käis küllalt lihtsalt ja panid selle kinni ning said siis selle FEV1 näidu üles märkida sinna põhiaplikatsiooni. Kui kõik need tegevused olid tehtud, siis tegelikult nägi enda andmete kohta patsient ise väikest ülevaadet, aga see on juba meil meditsiinitöötaja vaade. Üleval servas on kuupäevad, millest moodustuvad siis veerud patsientide lõikes ja näete erinevaid ikoone. See ongi nüüd see nii-öelda algoritmiline lähenemine, mis peaks andma meditsiinitöötajale märku, kas on mõtet nüüd selle konkreetse patsiendi selle päeva mõõtmisi avada või mitte. Ja me näeme esimesel real on punased kastid ja see näitab seda, et üks kriitilistest mõõtmistest või tegevustest sellel päeval on tegemata ja kindlasti oleks vaja üle vaadata, mis see on. Kollane hüüumärk annab meile teada, et üks kriitilistest asjadest on tehtud, aga ta on allapoole meie poolt seatud või õigemini tulevikus võiks olla algoritm, mis seab need piirid, millest siis alla või ülespoole see näit oli. Ja roheline tähendab, et kõik mõõtmised sel päeval ja sellele inimesel on ilusti tehtud. Ja näete, 11, 12, 13 on erinevad patsiendid. See on selline koondvaade ja üks kogemus sellest uuringust on see, et kuna meil seda lahendust kasutas 5 inimest, siis õed tegelikult vaatasid need andmed kõik läbi. Aga kui me kujutame ette, et see list on 100 inimese pikkune või 1000 inimese pikkune, siis see enam väga tõenäoline ei ole, et kõik, ja see ei ole ka otstarbekas, et kõike läbi vaadatakse. Seetõttu katsetasime ka sellise alertide süsteemi läbi. Nüüd siis konkreetselt ühe patsiendi kohta käiv info. Kõige üleval näeme hapniku saturatsiooni ja juhin siis selle punase ruuduga tähelepanu sellele, et mida me tegime ja mille järgi meie õed midagi tegid. On näha, et hapniku saturatsioon on seal peale 11. veebruari langenud alla 90
ja kui me võtame sinna kõrvale teised näidud, siis FEV1-st ma räägin hetke pärast ja võib-olla Rain ka veel kommenteerib, aga kui me vaatame küsimustiku koondsummat, siis mida rohkem tähendab seda halvem, ehk siis ta on kõrgemaid sümptomeid raporteerinud. Samal ajal, kui me vaatame aktiivsust, siis ta on olnud väga enda kohta küllalt aktiivne, aga samal ajal, kui toimus see saturatsiooni langus, on tema aktiivsus oluliselt langenud. See oli üks koht, mille puhul meie õed võtsid ühendust inimesega ja küsisid, kuidas sul läheb, ja selgus, et oligi vist külmetushaigus. Ei midagi tõsist seekord. Teine näide, kus patsient oli tegelikult, kui te vaatate sammude arvu, siis kes teeb 35 000 sammu päevas meist siin, et väga vähesed, aga see härra tegi. Kui ma talle selle kella andsin, siis esimese asjana ta hakkas sellega toas ringi käima ja muretses, et miks ta juba ei registreeri. Tal oli hästi pehme väike samm ja võib-olla siis ei registreerinud ära, aga tegelikult oli postiljon ja tal olidki pikad ringid ja liikus palju. Aga nüüd, miks ma jällegi selle esile tõin, on nüüd see, et te näete, et ta on väga aktiivne, keskmiselt seal 20 000 sammu päevas, võib-olla vabadel päevadel ei liigu nii palju, aga siis toimub midagi ja ta enam ei liigu nii palju. Ja ka FEV1 mõõtmine on lakanud. Ja see oli jällegi koht, kus meie õed võtsid temaga ühendust, selgus, et inimesel oli silmaoperatsioon, pärast mida kindlasti forsseeritud vitaalkapatsiteeti ei tasuks mõõta, seetõttu ta ka targa inimesena ta selle mõõtmise lõpetas, aga kindlasti jällegi kuu aja monitooringu jooksul selline avastus, mida võib-olla meditsiinitöötaja poleks teada saanud inimese kohta. Veel näite ja võib-olla selle koha juures ongi paslik rääkida sellest FEV1 näidust, mida me siis selle nutispiromeetriga mõõtsime ja ütleks, et see FEV1 mõõtmine oli meie lahenduse juures et väga tähtis asi, aga samas ka väikene murelaps, esiteks selle kasutaja ebamugavuse pärast, aga oli teisi asju veel, et see konkreetne nutiseade kasutab tahvelarvuti kõrvaklapi ja mikrofoni pesa, ehk siis ta registreerib väikese ventilaatori keerlemise helisid ja seetõttu igasugused ambientsed helid võisid seda segadust ajada. Lisaks olid probleeme huulikute kvaliteediga ja sellega, et vanematel inimestel oli raskusi sellest ümmargusest huulikust korrektselt ümber kinni saada, nad tundsid ise ja kaebasid, et neil vahetevahel pääseb õhk mujalt läbi kui sellest, kus ta peaks läbi minema, seetõttu tegelikult need FEV1 näidud kõiguvad väga tugevalt. Mingisugune kõikumine, nagu pulmonoloogid teavad, on täiesti normaalne päevade vahel, aga sellised, kus on ühel päeval 0,8 liitrit FEV1, aga siis teisel päeval ligi 2 korda suurem, kindlasti hea tulemus ei ole selle täpsuse seisukohast. Mida tegi siis patsient telefoniga? Sammud olid üsna sarnased, aga neid oli vähem lihtsalt. Esimene asi, mida tehti, oli telefoni teel enda identifitseerimine. Naishääl tutvustas ennast, seejärel ütles, et palun sisestage enda uuringu PIN, et välistada võimalust, et keegi võõras hakkab kellegi teise kohta andmeid sisestama. Olles õige PIN-i sisestanud, lugesime kõne õnnestunuks, ütleme selline kinnitussamm, et nüüd on inimene telefoni otsas, see oli esimene indikaator, et on õige inimene kohal. Seejärel küsiti talt, kas ta on oma regulaarsed ravimid võtnud õigesti, nii nagu arst on talle välja kirjutanud, mis pärast mida küsiti, kas ta on oma kiiretoimelist hooravimit tarvitanud, mis omakorda annab jälle väikse indikatsiooni, kas tal on nähtudega mingisuguseid probleeme, kas ta haigus on näiteks ägenemise suunas liikumas. Ja samamoodi siis täitis selle 5 küsimusega COPD assessment testi küsimustiku, mis andis jällegi koondskoori. Ja sellel slaidil ongi näha, mida siis nägi õde konkreetse patsiendi kohta. Jällegi, neid andmeid on nüüd selles mõttes vähem, erinevad andmeliike, aga jällegi on näha, et inimene on tublisti iga päev teinud ja on teatud trendid ikkagi märgatavad. Tagasiside patsientidelt tahvelarvutisüsteemi kohta. Me
palusime neil täita standardiseeritud küsimustikud ja lisaks tegime nendega intervjuud ja võtsin siin lihtsalt kiirelt kokku, sest et tõesti siin see ajagraafik on olnud väga kitsas, aga põhilised punktid, mis sealt välja tulevad, on inimesed ise hindasid seda, et see suurendab nende kindlustunnet nii selles osas, et nad tunnevad, et keegi neid jälgib, mitte halvas mõttes, vaid et nad teavad, et keegi teine ka mõtleb nende peale. Ja samal ajal, et nad ka ise saavad natukene suurema kontrolli enda haiguse hakkama saamisele. Ja positiivne kindlasti, et inimesed õppisid tõesti selle süsteemi selgeks. Isegi olles selle disainimise juures oli väike hirm see, et inimesed jätavad asja pooleli, sest asi on neile võõras või ei sobi neile mingil muul põhjusel, aga tõesti paar päeva öeldi, et kasutati minu poolt koostatud väga põhjalikku õpetust, aga edaspidi juba käis see asi nii-öelda mälu järgi. Seega jah, nad hindasid, et seda on lihtne kasutama õppida, süsteem ise toimis tõrgeteta, välja arvatud siis juba mainitud spirograafia tarkvara ja probleemid huulikuga. Alati on see, et kas soovitus kellelegi teisele, kuidas seda võtta, aga pigem öeldi, et see süsteem võiks olla ka teistele kas sama või mõnda muud kroonilist haigust põdevale inimesele toeks või abiks. See küsimus süsteemi tüütavuse kohta oli selline, kus sai selliseid keskmisi vastuseid, et kes tõesti iga päev mingit tegevust viitsib teha, et paljud inimesed on loomu poolest ikkagi, enamik inimesi loomu poolest ei taha endale võtta uut lisakohustust, aga kui sa teed selle nende jaoks piisavalt lühikeseks, mugavaks, siis nagu me nägime, keegi pooleli seda ei jätnud. Et üleüldiselt oldi rahul, küsisime ka selle kohta, kas selline teenus võiks maksta midagi sellele inimesele, kes seda kasutab. Ja inimesed olid realistid, et nad teavad, et selline asi ei saa olla tasuta. Ja nende hinnangul kuskil 5–15 eurot kuus pensionärile sellise kindluse ja eest võiks olla välja kannatatav hind. Ja keskmiselt võttis see neil siis 5 kuni maksimaalselt 15 minutit päevast. Enamus, mis selle ajarööbis oli kindlasti selle spiromeetriaga pusimine. Telefoni kohta täpselt samamoodi oldi rahul süsteemi üldise toimimisega, kvaliteediga, ka kõnede igapäevane toimumine kasutajate sõnul neid ei häirinud, mis on võib-olla, tahaks ikka, et inimesed ütleksid, et jah, me hakkasime nüüd, muutsime ennast kõvasti paremaks, aga üldiselt pigem öeldi, et võeti enne rohtu regulaarselt ja võtsin nüüd ka. Aga see on selle väikse valimi süü võib-olla ka. Umbes pooled ütlesid, et neil oleks see süsteem väga vajalik ka tulevikus või nad tunnevad kedagi, kellele see oleks väga hea. Teised pooled jällegi ütlesid, et minul seda vist ei ole vaja, võib-olla mõnel teisel ka. Aega võttis umbes 2 minutit nende päevast ja süsteemi selgeks õppimiseks piisas 2-3 kõnet, et juba tuleks ilma igasuguse juhendita selle kõne manageerimine välja. Meditsiinitöötajate tagasiside, ka nemad ütlesid, et nende liides toimis ilma igasuguste tõrgeteta. Mida nad sealt vaatasid oli, nagu ma ütlesin, nad neid alerte nii väga ei jälginud, kuivõrd nad klikkisid niikuinii kõik selle info läbi ja mida nad vaatasid ja mille põhjal nad neid kõnesid ka aeg-ajalt ette võtsid, oli põhiliselt küsimustike koondhinne, ehk siis inimese enda enesetunne ajas. 10 patsiendi tulemuste läbivaatamine võttis neil tööpäevast kuskil 20 minutit, aga nad arvasid, et selle saaks isegi lühemaks teha, kui teatud muudatused sisse viia sellesse liidesesse. Ja neile endale meeldis, et need patsiendid, kellega nad suhtlesid, olid pigem positiivselt meelestatud kogu uuringu suhtes ja neile meeldis ühtlasi ka olla osa sellisest nende jaoks uuest meetodist.
Veel veidi sellist üldisemat statistikat. Tahvelarvuti poolel oli üks tehniline rike, ma nimetaks isegi seda rikkeks, kuivõrd selleks, et inimene keset tegemist pani tahvelarvuti korraks ära, läks teise tuppa, samal ajal olid tal lapselapsed külas, kes natukene seal seadeid muutsid, mis peale enam sisse logimine järgmisel päeval ei õnnestunud nii nagu vaja, aga selle me saime korda seal paari minutiga. Välja läks meie õdedelt kolm kõnet läks sellist, kus helistasime telefoniga, kus nemad helistasid telefoniga, küsisid, kuidas läheb, ja 2 kõnet nad tegid ka läbi meie videolal lahenduse, millest ma just juttu ei teinudki, aga jah, meil on siin ühe nupu vajutusega ka võimalik ka uuringukeskusesse kopsuõdedele teha Skype'i kõne. Tahvli poolel 0 inimest jätsid asja pooleli, ehk siis kõik tegid ilusti lõpuni ja tõesti, nagu ka oli sealt andmepunktidelt näha, siis sellist päeva, kus täiesti ühtegi asja selle tahvliga ei oleks patsient teinud, oli ülimalt vähe. Ja täpselt statistikat praegu ei oska teile öelda, aga seda oli kindlasti vähe. Telefoni poole pealt tehnilisi viperusi ei olnud. Üks kõne nende andmete pealt välja läks, üks inimene, jättis aga seadme kasutamise pooleli. Ja küsimuse peale, miks siis oli see, et esiteks tal oli probleeme kuulmisega ja probleeme ka siis kas tähelepanu või millegi muuga, igatahes kas ta vahetevahel ei kuulnud korralikult kõne või selleks ajaks, kui ta võttis telefoni kõrva äärest ära, et õiget nuppu vajutada, oli tal juba küsimus meelest ära läinud. Meil oli ka selleks puhuks tegelikult koostatud küsimuste järjekordana ja sisu näitav kaart erinevas formaadis, aga see inimene otsustas täie õigusega, tal oli seletatud, et ta võib iga hetk selle katkestada, nii et tema selle valis. Üks telekomi probleem ilmes ka, nimelt ühe kasutaja telefoni number oli meie teenuspakkuja, mis on üks Ameerika ettevõte, kes sellist pilvest helistamise teenust pakub, et millegi pärast oli selle Eesti inimese telefoninumber blacklistis, ehk siis seotud mingisuguse kahtlase tegevusega. Et kindlasti see oli mingisugune eksitus ja pikalt läks selle sekelduse põhjuse uurimine ja lõppude lõpuks see whitelistiti ka, aga enam ei olnud mõtet seda nädalaks liita, seda inimest. Ja lõppude lõpuks siis 3 patsienti tegid täielikult selle igapäevaselt, vastasid kõigile küsimustele, üks katkestaja tegi 70% uuringust läbi. Kindlasti selline 2 poolega uuring või projekt kutsub esile selle võrdlusmomendi, et kumb siis parem oli, aga me näeme seda pigem nii, et need 2 lahendust täiendavad üksteist. Aga kindlasti saab esile tuua mõlema poole puudusi ja tugevaid külgi. Tahvelarvuti ja sellega otse mingisuguse kas siis juhtme või juhtme vaba süsteemi abil ühendatud andurite puhul on kindlasti sisestusvigasid vähem. Kui inimene ikkagi loeb siit SPO2 meetri pealt 96 ja siis unustab ära ja paneb 95 või läheb näpp valesti, et siis võib tekkida andmete sisestusvigasid. Kui oleks, aga on võimalik asendada ka Bluetooth seadmetega, mis siis neid andmeid otse sisestaks. Kui me paluksime sisestada, mis on ka võimalik meie telefoni robotisse, see sama näit, siis see on alati manuaalselt, et siis mingit Bluetoothiga ülekannet poleks võimalik. Seetõttu tahvel on selles mõttes paindlikum, et sinna on võimalik andmeid automaatselt edastada. Tahvel annab meile ka video kõnevõimekuse, sest et siin on peal kaamera ilmselgelt ja siia on võimalik ka siis erinevaid spiromeetreid, nagu meiegi tegime, ühendada. Miinuspoole pealt kindlasti seadmete soetushind ja mis ma unustasin mainida, seadmel on ka pidev 4G ühendus, mis kindlasti maksab iga kuu. Telefoni lahenduse tugevamad küljed on see, et ta hind tuleb odavam. Ei ole vaja mingisuguseid seadmeid, mis oleks kuidagi moodi meditsiiniliselt valideeritud. Sinna on võimalik lihtsate seadmete pealt andmeid sisestada, küll aga siis käsitsi. Ja sobib võib-olla paremini inimesele, kes ei oska või ei taha õppida kasutama mõnda nutiseadet.
Mida me tulevikus sellest kõigest kokkuvõtvalt õppisime ja mida me tahaksime soovida või teeksime edasi kindlasti, oleks see, et saada seda võib-olla, kui me jätkaksime sama lahendusega, samade inimestega, me tahaksime neile kindlasti pakkuda mõnda alternatiivset kodus piromeetrit, et proovida, kuidas sellega näitude fikseerimine läheks. Ja teiseks, telefoni poole pealt me sooviksime katsetada ka samamoodi lisada parameetreid, anda inimesele lihtne sammulugeja, mille pealt ta siis telefoni sisestaks enda liikumisandmeid, et natukene rikastada seda andmekogumit. Ja aga laiemas plaanis kindlasti tahaks proovida neid samu lahendusi natuke suurema grupiga ja rafineerida üleüldiselt seda teenust. Aga minu poolt praegu kõik, suur aitäh! Suur aitäh, Julius! See oli, ma räägin ühe naljaka loo ka, et selle projektiga seoses on naljakaid lugusid ka juhtunud, et üks naljakas lugu oli see, kui me kutsusime Rain Jõgi juurde kopsukliinikusse Taani kolleegid, kes ka sarnast lahendust arendavad, et kogemusi jagada ja arutada ja siis, kui esimest korda pidi projekti nagu inglise keeles tutvustama ja Julius astus siis ette ja rääkis, et vaata, et ma nüüd tutvustan projekti My Cock ja siis, kui ta sai aru, et ta on midagi rumalat öelnud, siis ta hakkas parandama, aga see parandamine ei läinud paremini, siis ta ütles minu kokk, aga see inglasele kõlas nagu minor cock. ja sellest tekkis päris palju naeru turtsakaid kohtumisel. Ja Maile on saanud kõvasti siin. Ja teine lõbus lugu oli see, kui mina olin just puhkusreisile sõitmas ja teie pidite patsientidel oli kokku lepitud, et seadmekomplektid eelseadistused kõik kätte jagada ja siis, kuidas sa hommikul mulle helistasid, ütlesid, et esiteks selle spirograafi tootja koduleht on maas ja kogu nii-öelda mitte ainult koduleht, vaid tegelikult tänu sellele maas. Ei saanud ka see aplikatsioon üldse käima panna. Ja teine asi, et need esialgu soetatud tahvelarvutid otsusid ka nii-öelda kokku joosta, valisime lihtsalt kõige odavamad turul olevad seadmed ja ikkagi tuli sellel nii-öelda patsientidele väljajagamise päeval see selgus, et need seadmed siiski ei sobi ja läks nii-öelda uute seadmete tellimiseks ja nädala võrra lükkus kõik katse algus edasi. Nii et see on see õppimisprotsess, et kõik sellised pisikesed asjad, mida ei saa paberi peal planeerides ainult teada ja läbi mõelda. Kas on küsimusi? Ma annan seda mikrofoni enda oma. Suur aitäh, väga huvitav on vaadata, mida on võimalik teha tänapäevaste vahenditega, aga ma oleks nüüd patsient, et sain seadme või ütleme, et kui te valite mind välja või doktor valib välja ja ütleb, et vot nii, nüüd sa selle saad, et kokteatavasti on nagu nüüd siis elu lõpuni olev haigus, et kas mu perspektiiv, et ma jäängi nagu elu lõpuni seda asja tegema igapäevaks, mis ilmselt esimese kuu teen, teise kuu teen ja võib-olla aasta teen või 2, aga et kas on olemas mingi niisugune kogemus või mõte, et mis on see sisenemise või väljumise nagu koht, et millal ma siis nagu lõpetan, kas ma annan seadmed tagasi, võib-olla järgmisel on vaja või sest see kindlasti ei tööta elu lõpuni, aga Diana vist tahab kommenteerida. Tegelikult meil on olemas kogemus, ma kohe lasen Juliusele vastata, aga glükomeetritega ja ribadega, et kui tihti neid teha ja mõõta ja eks see sõltubki sellest, et kui ebastabiilne see patsient on. Et kui on juba veresuhkru väärtused on stabiilsed, ei pea seda nii tihti tegema, aga et sellest aru saada, siis tavaliselt alguses ikkagi on mingi hetk oleks hea monitoorida. Ja ma olen täiesti nõus Janaga, et eks see nii ongi ja kindlasti alguses tehakse võib-olla õhina pealt, siis kui on asjad hästi, võib-olla ei kasutata nii tihedalt, aga võib-olla ongi see variant, et kui inimene tunneb ennast halvasti, tal on kohe võtta selline süsteem ja selle peal teha need proovid ära. Et praegu katses meil oli soovitus, et palun katsetage seda iga päev. Aga võib-olla tulevikus me leiame sellise mudeli, kus inimene kasutabki seda vajadusel või harvemini. Teine küsimus on mul sellest, et vaataks tulevikku ja meil on
me teame, et südamerütmureid jälgitakse telemeetriliselt ja meil on veel igasuguseid toredaid või mitte nii toredaid haigusi, et just nimelt need samad patsiendid ei põe mitte ühte haigust, vaid neil on mitu. Et kas ühel hetkel võiks keegi nagu näha seda suurt ilusat pilti, et kõik need äpid on ühes seadmes koos või tekib see, et iga, nagu on, et iga tootjal, tal on oma programm, tal on omad seadmed, et läheb nagu käest ära äkki või? No tavaliselt ju, ma nüüd kohe statistikat ei oska teile öelda, aga kuskil üle 65-aastasel on tavaliselt juba üle 2 kroonilise haiguse. Ja kindlasti me ei näe tuleviku lahendusena seda, et tal on nüüd üle 2 erineva kodumonitooringu lahenduse korraga kodus. Ja samuti ei ole mõistlik iga haiguse puhul mingisugust 24 tundi hallatavat keskust nii-öelda hoida. Lihtsalt see Kokk Fookuses andis meile võimaluse ja viis meid kokku sellise pundi inimestega, kes tahtsid midagi kiiresti proovida. Ja seetõttu Kokk sai selleks esimeseks linnukeseks, kus meie siis kätt proovisime, et Eestis on tehtud varem ka sellist kodumonitooringu programm läbi, see oli Smart Care selle nimi, mis läks suhteliselt edukalt, aga ta oli võib-olla juba 5 või 6 aastat tagasi tehti, hinnad olid teised ja nad võtsid ka väga suurelt asja ette. Aga ma arvan, et selline Kokki häkk, me tegime üsna põlve otsas selle asja, aga ta töötas, on lihtsalt nüüd julgustus selleks, et seda natuke laiemalt ette võtta ja kindlasti selle põhjal ka teiste krooniliste haiguste sarnased lahendused välja töötada. Kuna jah, fookus on Kokil, õnneks mitte minu Kokil. Aga et ma lisan lihtsalt, et diabeedis ja kõrgvererõhus me oleme juba katsetanud seda sama telefonipõhist lahendust. Ja lisaks Cognews on siis ühes suures Euroopa pre-commercial purchasingis, kus tegeletakse kroonilise valuga. Et meie idee on ikkagi need kõik asjad nagu niisuguseks pandliks kokku panna, et ükskõik mis diagnoosid siis neil on, et töö juba käib sellega. Et kui siin eelmise projekti juures oli keegi tudeng, kes lubas kirjutada väikse artikli, et ma mõtlen, et võib-olla teil oleks ka hea, et lihtsalt soovitusena, et keegi kirjutaks just täpselt sellest asjast, kuidas vanainimesed õpivad kasutama tahvelarvutit näiteks. Sest praegu on tihti niimoodi, et kui mingid uued lahendused, uued mõtted käiakse välja, siis esimene asi on see, et aga nad on vanad ja nad nagu nii ei saa. Et tegelikult ju saab. Et võib-olla just sellele keskenduda siis. Ja meil on see tudeng täitsa olemas ja ta hakkab seda asja kirjutama ka. Aitäh. Mina käsitleksin nagu neid tänaseid projekte sellisena, et me siin nagu tervishoiusüsteemi sees võime hüpata ja karata ja kõvasti rääkida ja kõrvade peal käia, aga kui patsiendid oma käitumist ei muuda, siis muutus on väga piiritletud või puudulik. Et mina käsitleksin kõiki neid projekte selle testina, et kuidas panna patsiendid käituma. Sest ma arvan ka üks nagu järeldus, mis tegelikult patsiendid teevad pärast seda, kui nad on ükskõik kas siis tahvlit või telefoni kasutanud kuu aega. Nad õpivad, nad muudavad oma käitumist kas või natukene, aga see on hästi oluline, et patsiendid hakkaksid ise teadvustama oma probleeme ja tegelikult ka siis leidma need mudelid, kuidas nad ise oma käitumisega saavad oma konditsiooni parandada. Ja, ma olen täitsa nõus, tuli tegelikult intervjuude käigus välja, et kui otse küsida, et kas te muutsite midagi oma elus, siis nad ütlesid, et ei, ma elasin oma elu edasi ja tegin asju edasi nii, nagu ma tegin. Aga tegelikult, mida nad teisele küsimusele vastasid, et mida üldiselt te sellest asjast arvate, siis vastus on see pigem, et jah, mul oli hea meel, et mul tekkis ülevaade enda haigusest ja mul tekkis tunne, et mu haigus on jälgitav, on manageeritav ja samas, et ta ei ole stabiilne, et mul ei ole kogu aeg halb ja mul ei ole kogu aeg hea, vaid seal ongi muutused ja see on normaalne. Ja kui mingi muutus on, ma tean, et mul on koht, kus saada infot või abi. Tere, Eveli Karner, Regionaalhaigla. Mul on küsimus
ülikooli kliinikumi Kopsu kliinikule, et kuna ma olin selle tiimi juures alguses, siis ma mäletan neid diskussioone, et kuidas võiks olla siis see töökorraldus just Kopsu kliiniku sees, kes mida teeb, arsti roll, õe roll, võib-olla veel kellegi roll meeskonnas, et kas nüüd, kui see piloot on läbi, mis on mõtted selles osas, et kuidas siis töökorraldus sellise kauglahenduse puhul võiks tulevikus olla korraldatud? Kas mingid mõtted on vahepeal muutunud, mõned uued ideed on tulnud? Palun. No see on nüüd üks üldse pikem arutelu küsimus, et mis on siin eelnevatest küsimustest ka läbi jooksnud, et kui hakata seda nüüd reaalselt tegema, et kas see peaks siis olema nagu teenuspõhine või see peaks siis olema haigusepõhine. Kui ta on haigusepõhine ja need on raskemad haiged, siis see tõenäoliselt peaks ikkagi kuuluma eriarsti valdkonda, sellepärast et eriarstid saavad nendega kindlasti rohkem teha, kui seda teha nagu teenusepõhiselt ja võtta kõik kroonilised haigused, siis sellisel juhul peaks see keskus olema tõenäoliselt ikkagi tervisekeskuse põhine või mingisugune muu struktuur. Kas päris uus struktuur, see on omaette küsimus, kui teha päris uus struktuur, siis see läheb kallimaks. Kas meil on selliseid struktuure, kuhu seda pookida? Raske öelda. Mujal maailmas, just Taani näitel, seal on need struktuurid juba varasemalt olemas olnud, et ta on nagu mahutatud olevate struktuuride sisse ja ei ole nagu pidanud muud rohkem looma, kui see üks punkt, kuhu kohta patsient helistab, ülejäänud kõik need tehnilised tiimid, kõik need meditsiinilised tiimid, kes sõidavad ringi, mingisugusel kujul on juba varem olemas olnud. Kui nüüd konkreetselt selle projekti kohta, et mis on õe roll, mis on arsti roll, siin siis ikkagi õe roll on see, olla see esimene kontakt ja nad oskavad anda nõu väga paljudel juhtudel ja kui õde näeb, et siin on nende kompetentsist ja puudu, siis ta muidugi võtab ühendust arstiga. Kui ei ole rohkem küsimusi, ma veel tahtsin tänada Tartu Ülikooli Kopsu kliiniku tublisid uuringuõdesid, kes mul jäid mainimata, et neid oli meil ka 2 inimest projekti kaasatud, keda kahjuks täna siin ei ole, ja siis samuti tublid arendajad Kognusest ja Curetecist.